sõbrad, tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui sa oled sinu, siis minu nimi on Maarja ja mul on ääretult hea meel näha, et sa oled mingit pidi oma tee minu kanalile millegipärast leidnud. Ja kui sa mind jälgid juba kauemat aega, siis welcome back. Amazing. Teate, ma pole kaamerat võtnud niimoodi kätte jälle päris pikalt nüüd. Aga ma nüüd parandan selle vea. Ma olen olnud nii kuidagi oma selles beebimullis täiesti kuidagi tegelenud enda vaimse poolega, mis on tegelikult, ma arvan, et isegi päris palju parem kui Miaga oli ja Miaga tegelenud. Miaga me praegu kuidagi võimalikult palju üritame anda talle seda tähelepanu ja miks mul hääl ära läheb. Hallo, tuli tagasi teine, joppas. Ühesõnaga, et võimalikult palju anda talle seda tähelepanu ja siis ta saab aru. Ta saab aru, et mingi suur muutus on hakkamas toimuma. Mis iganes saite aru küll, hakkab toimuma suur muudatus, ühesõnaga appikene. Ja ma arvan, et tal on praegu veel eriti see tähelepanu vajadus nagu korda 2, mis tal muidu on. Ehk siis me oleme hästi lähedased olnud, eriti just viimasel ajal, mis on, tegelikult see peakski olema nii, on ju. Ühesõnaga, ma lubasin tehagi sellise täiesti nagu mingi beebivideo, on ju. Ma olen olnud ikkagist nende asjadega halb, selles mõttes, et meil ei ole veel voodi koos, meil voodi tuli, ta seisab seal toas, karbis, ikka veel mingi, varsti saab 2 nädalat vist. Vanker ootab, selles mõttes vanker on lahti, vanker ootab. Soojakott ootab, vann on ka veel lahti tegemata ja ootab saunas lahti tegemist. Aga need on ka sellised asjad, et nagu jõuab. Mis mul vaja teha on ikkagist veel ühe korra pesta kõik riided läbi, on ju, beebiriided ja panna uuesti sahtlisse ja siis voodi kokku panna ja see mähkimisstation teha valmis ja osta apteegi asjad ka. Ehk siis mul on apteegi asjadest ongi olemas põhimõtteliselt ainult need kõrvatikud ja that's it. Ehk siis üks päev ma pean minema ostma seda lahust ja mitte neid vatitupse, vaid neid teesilapikesi. Ma täpselt ei tea, mis nende nimed on, aga kui läheb tegemiseks, ostmiseks, siis ma kindlasti näitan mähkmekreemi ja kõik need asjad. Ühesõnaga, mähkimisalus ei tule meil üldse siia mingisugune mähkimisstation, mingi eraldi kummut, bla bla bla, vaid see tuleb minu kirjutuslaua peale ja sellest täiesti piisab. Rohkem polegi hetkel siia vaja. Ja nagu nii lõppude lõpuks, selles mõttes, et ma arvan, et ma hakkan teda ainult öösel seal mähkima, nagu nii, eks vaatab, ongi. Ma tunnen, et kõike saab teha jooksvalt ja vaadata, kuidas meile jooksvalt kõige parem on. Oh my god, ma nüüd saan juba vaikselt reaalselt mingi iga hommik, ma ärkan ülesse ja mul on beebigrupis sõnum, et mingi beebi käes. Mul on 5 naist kas mul on kakale pluuse või? Täiesti võimalik. Ühesõnaga, mul on 5 oktoobri beebit sünnitanud juba, ehk siis nagu mingi alates 36. nädalast ja ma olen nii üllatunud, nagu mina mõtlesin, et see on nagu harv juhus, et lapsed tulevad varem või nagu, et okei, selles mõttes jah, et 37. nädalast see naine täna minu meelest, kes sünnitas, ta kirjutas, et tal oli 37+2. Mina mõtlesin, et jah, tähendab, et 37. nädalast üteldakse, et ta on nagu küpse, et võib nagu tulla, on ju.
aga ikkagist ma mõtlesin, et 37 on nagu vara ja et nagu, et see on nagu harv juhus, et lapsed tulevad alates, või noh, et 37. nädalal on ja arvel oli 5 naist juba sünnitanud. Meil on september alles, on ju. Okei, neil oli vist septembri 1. nädal oli see tähtaeg ka. Aga ikkagi, ma nagu... Ühesõnaga, jälle tekitab mul sellest tunde, et mul on nagu räme kiire. Tegelikult mul on aega veel, mul on nagu kohe saab 35. nädal alles, nii et nagu mul on aega küll. Ühesõnaga, täna on reede. Täna läks nii jälle lasteaed, ta oli jälle siin lasteaiavaba päev eile ja siis täna on Babylove'is on see mingi laomüük või mingi selline, ühesõnaga midagi peaks saama soodsamalt ja ma mõtlesin, et ja pluss mul on vaja kõndida. Ehk siis ma mõtlesin, et ma võtan Maimo kampa ja lähme kõnnime, kuigi väga vihmane ilm on, ma ei tea kuhu. Ma ei tea, mida me kõnnime enda arust, aga ega see väike vihm midagi või ei tee. Lähme vaatame sinna, äkki ma saan endale haiglakotti asju, mis oleks nagu vajalik. Sest et mul on ainult sidemed ikka veel. Et iseenda asjadega ma ei ole nagu väga tegelenud. Ja siis ma tean, et seal on need head püksid, mis ma tahaks. Ja siis võib-olla mingit nibukreemi või? Ma ei tea, ühesõnaga lähme lihtsalt vaatame, ma ei ütle midagi. Kindlasti ma pean ennast hästi palju tagasi hoidma, see oli iga kord, kui ma käin, siis ma hoian hinge kinni, et ma ei raiskaks palju raha. Seal on nii palju ilusid asju. Ja, ühesõnaga, ma praegu natuke koristan ja siis... Aha, täpselt, kell on 9.12, ehk siis mul ongi täpselt tund aega, ehk siis mul on tegelikult juba kiire teem. Okei, ühesõnaga, ma koristan ära ja siis panen riidesse ja siis juba ma peangi põhimõtteliselt minema, nii et... Jaa. Talle just tahab neid, on ju? Ta tahab. Ossa. No, mis su esimene reaktsioon on? Ülihea. Soost peadki nagu mumaks kannas, ka rohkem nagu ei jaksa. Tere hommikust! See vlogi algus on olnud lihtsalt nagu, ma alustan seda vlogi juba vist mingi 6. korda. Umbes mingi, ma ei tea, 2 nädalat on möödas sellest eelmisest klipist, mis ma filmisin. Ja siin ma olen täpselt samas seisus. Mitte midagi muutunud ei ole. Baby asju ma sättinud ei ole. Aga nüüd jõulutassid on juba väljas. Jõulutassid on väljas, aga baby asjad ei ole korras. Ma arvan, et nüüd võiks tulla tegelikult paanikast, muidu on halvasti. Sest et praegu on mul täpselt selline aeg, kus baby võib tulla homme. Ta võib tulla täna. Ta võib tulla ka novembri algul. Ehk siis ta võib tulla nagu ükskõik mis hetkel. Ja põhimõtteliselt Miia oli nüüd 2 nädalat haigekodus, ehk siis ma ei teinud nagu mitte midagi, vaid olin Miiaga ja tegelesin temaga. Ja nüüd täna on tegelikult teisipäev, eile ma ka siin pesin pesu ja asju ja täna mul on must be päev, et panna asjad valmis. Ja ma tunnen, et kui ma see nädal seda ära ei tee, siis ma järgmine nädal lihtsalt ei jaksa, et ma tahaks nagu puhata. Et see olemine ise füüsiliselt on juba ikkagist nüüd juba selline tuleb meelde, mis see lõpuaeg ikkagist oli nendel rasedatel on ju. Öösed. Öösel ma ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et jah. Ja minu meelest ma nüüd olen ikkagist jälle näost ka ikkagist rase.
aga mis siis, ühesõnaga lõpp, ma tunnen, et on lõpuaeg, lõpp nagu paistab. Ühesõnaga, ma loodan, et ma nüüd saan teile natuke rohkem näidata, anda natukene parem ülevaate asjadest, mis ma lubasin. Näe, lähme nüüd hinga. No nii, kust siit? Oi. Mis see on? Tool. Ei ole. See alus. Alus. Teine on toas. Aga meil oli alus ju. Selle tooli küljes on alus. Isofiksi alus. Ei ole, selle uue küljes ei ole. Ei, vana küljes, mis kuuris on. Sellega teeme. Alus? Ei, aga see oli see kinnine ju. Mäletad, see on lahti sealt. Tooli küljest või? Kindel või? Kas me... Ei, me pidime selle ostma. Ise vaatasime koos. Ma ei teadnud, et see sealt tooli küljest ära ei käi. Ei ole, see ongi, see oli üks nagu koos. Kummale poole on panen, see enda taha. No proovime. Ma vaatame, kui mina taha vaatan, testime. Ma lähen toon tooli ka siis. Life's adventure starts here. No tõsta. Oi, see tundub ikka nii pisike. See tundub nii väike. Kui see nuga oli. Seda saab noaga või? Kohe puruks. Ma nüüd räägin teile faili. Või no tegelikult ma ei tea, kas see nagu... väike. Täna on nii ilus ilm. See teeb tuju nii heaks lihtsalt. Oh my god, ühesõnaga. See valgus on natukene halb. Minu peas tundus see väga-väga loogiline ja nagu normaalne, aga põhimõtteliselt meil on see vanker. Meil on see Pugapuu vanker, aga see on nagu suht suur ja ma mõtlesin, et kuidas ma saaks endale elu nagu võimalikult kergeks teha. Ja siis ma oma peas mõtlesin, enda meelest tuli hea plaani välja, et mul on ju Miiast need vankrijalad alles. Ehk siis, kui me ostame seda autosse, seda turvahälli on ju, et võtaks niimoodi, et ta mahuks mul või nagu sobituks siis sinna vanade vankrijalgade peale. Ehk siis need adapterid või mingid asjad on ju. Siis ma olin mingi tag nice, läksime sinna Babysitisse, siis võtsime seal selle, ma ei tea, kas see on nüüd õige otsus, et me selle võtsime, ma olin selle Cybeksi vahel, aga see Cybex vist ikka. Nagu ta tundus nii nagu, mulle see materjal ei meeldinud, ma ei tea, no ühesõnaga, ma ei tea, aga ma ei tea, võib-olla hakkan kahetsema, aga ühesõnaga me võtsime selle tuule, see oli nagu teine variant, mis ta soovitas. Tuule selle turvahälli ja siis ma küsisin seal nimme, et nii, me ostsime eelmine kord siit selle Nordi Fjordi vankri sellele Miiale on ju, et mul on nüüd selline plaan, et kas see selle tuule turvahälliga, et kuidas ma nagu need ühendan ära, on ju. Siis ta ütles mulle, jaa, üli chill, näed,
ma olen nüüd selles faasis, kus ma kõnnin niimoodi ühesõnaga, et võta need adapterid ja pane sinna selle käru külge ja sul läheb see tuule sinna peale. Ühesõnaga me homme võtame nüüd kogu selle kupatuse kaasa, sest me ei saanud kumbki seda, nagu ta läheb siia peale, aga ta on nagu lahti, eks ta ei tee klõps. Võib-olla oleme meie lollid ja me ei oska lihtsalt seda panna, ma ei tea, aga need adapterid ei sobi sellele car seat'ile, nii et mis me teeme, ma ei tea. Ehk siis homme ole näha, aga jah, selline plaan mul oli, et ma saaks niimoodi, et ühesõnaga, et ma ei peaks tassima seda pugavu suurt vankrit igale poole kaasa, on ju. Siis ma mõtlesin, et ma panen need jalad, need vanad Miia vankri jalad, viskan lihtsalt autosse, on ju, ja kui me lähemegi kuhugi, siis ma saan lihtsalt selle turvatooliga tõsta siia. See ei tunne, et ma peaks magama minema. Aga põhimõtteliselt mul ongi täna homme aega ja järgmine nädal ma tahan lihtsalt olla. Ehk siis see nädal homme mul juuksur, teem. Unustasin selle täitsa ära. Ühesõnaga ma praegu rapsin, et ma järgmine nädal saaks võtta natuke rahulikumalt. Siis ma arvan, et targem asi, mis ma Miiaga ei teinud või nagu ma ei teadnud, aga nüüd ma tean, on nendega puhastada silmi ja neid asju, sest et vatitikud, ma mäletan või need vatipadjad, nad ajavad ikkagist neid udemeid, et nendega on palju tervislikum neid silmi puhastada ja mul on see lahused on ka olemas. Nii et seekord ma olen natukene olen isegi targem, midagi ma olen õppinud. Siis ühesõnaga ma näitan teile seda, see on mu mähkimisstation, see on meil magamistupp. Ühesõnaga me tõime selle kontorilauas ja magamistuppa. Ja siin tundub nagu väga mugav. Ma pean oma selle mähkimisaluse maimu juurest ära tooma, aga ma ostsin talle selle uue katte sinna peale. Ja siis mul tulevad veel appi, mul on kõik nii poolik ikka jõhker. Ühesõnaga, praegu on mul selline see situatsioon siin siis. Siin on veel need. Ja siin on üks mingi lutikene, mis saadeti kuskilt kaasa. Ühesõnaga, nii palju veel vaja teha. Jõhker. Ühesõnaga, siin oli ennem mul siis must laud on ju, mille me viisime nüüd mulle sinna mähkimistationiks, aga see on mul praegu mingi täielik kolituba lihtsalt. Aga siin on vanker. Mulle just meeldib see korvi osa. Nii, aga meil see teise vankri korvi osa oli hästi nagu, ta oli lühike. Eks vaatab, kui suur see beebi tuleb on ju. Aga siin on mul ka soojakott. See Voxi City, mis peaks olema nagu täpselt paras. Mis ta ütleb siin? Ühesõnaga, ta ei ole see kõige soojem. Aga ühesõnaga, ta on soe. Ta väga soe. Halli värvi peaks olema vist. Ühesõnaga. Ja siis on sellised. No ma ei tea, ma loodan, et meil läheb neid vaja. Selles mõttes, et ma loodan, et see beebi on vankri beebi. See oleks palju lihtsam nii. Ja mulle parem, kõigile parem, aga küll ta ise näitab, kes ta on ju. Ühesõnaga, sellised asjad on olemas. Mu luulupakk jõudis. Ma tellisin luulust. Okei. Ma tellisin luulust beebile need. Ühesõnaga, ma näitan teile oma luulu tellimust. Ma tellisin endale. Miia, palun ära viska, vaata. Muidu läheb katki. Ära viska. Ma tellisin endale luulust sellise fancy asja. No, ma ei tea, noh. Ma loodan, et mul läheb seda vaja. Oi, see on nii pehme. Mul ei olnud Miiaga see nimetamispadi. Või saate aru, on ju?
et see läheb siia nii. Vau, kui ta pidi olema, ja ta on see, ta pidi olema tõesti, ta pidi olema see ülihea. Organic fiber, breathable and ühesõnaga. Ja see on tõesti pehme. See on tõesti nii pehme. Mul tuli see silt juba ära, aga huvitav, kas ma oleks pidanud. Kapok. Selline. Ja ta on tõesti pehme. Ma praegu vaatan, et huvitav, kas ma oleks pidanud talle võtma selle mingi katte äkki 2 juhuks või? Sest see, tema on ju padi. Ta on ise ju padi. Okei. Ma pean talle vaatama vist mingi katte, mul on selline tunne. Aga ühesõnaga jah, ma võtsin ikkagist selle imetamispadja seekord. Ma mõtlesin, ma annan endast kõik, et see tissutamine oleks meil üks hästi tore teekond ja üks hästi pikk teekond. Ja ma arvan, et see on nagu, et see teeb asja meil paremaks ka. Mis on, Tibu? Mida? Emme kõrvale või? Tahad emme kõrvale tulla või? No, aga... See ei ole sinu, Tibu, aga sa võid sellega praegu mängida, kui sa tahad. Tahad mängida sellega või? See on nii puhas praegu. No, mine kaisuta teda seal siis, okei. Aga nende pliiatsitega sa küll ei kaisuta seda patja seal. Ma tean, kuhu see juba läheb. Ühesõnaga, jah, ma arvan, et ma juba nagu seda katsudes saan aru, et ma olen väga rahul selle imetamispadjaga ja ma arvan, et see teeb seda imetamist meil natukene paremaks ka. Siis ma tellisin ja see on nüüd vannirätik või see vanni selline musliidist vannirätik, ta peaks olema hästi mõnus pehme, kindlasti on ka. Ja siis ma tellisin 2 seda ja siis ma tellisin veel ja siis ma olen segadus korra, oota. Need on ühesõnaga need beebile voodilinad, 2 tükki, sellised. Ma arvan, et ma neid lähen tellin sealt veel ja see nursery pillow cover. Ta Tibu poeg on pannud mulle selle või. Ongi nii appikene, ma nagu appi kui armas. See on see, ma enda meelest ei võtnud seda. Ja ei, noh, ma tähendab, ma olen suht kindel, et ma ei võtnud. Ta pani mulle selle kingituseks kaasa. Kui armas lihtsalt. Appikene. Kui ilus. Vaatame kohe, mis, vaata, siin on mingi, jää, vaata, sellel on nüüd see padjakate ka ikkagist. Appi, aitäh. Ma olin just nagu mingi teem, ma oleks pidanud võtnud, ma arvan, ta sai aru. Ma arvan, ta sai, appi kui tore, vaadake kui ilus see kate ka. Pehme, tule lahti. Vaatame kohe suurelt, mis see on see. Ongi, kui tore, appi aitäh. Vaadake, kui ilus see muster ka, täpselt selline sügise muster, nii hästi sobib. Paneme selle kohe, ja mis sa teed? Appikene. Toodleritega elu, see on appikene. Mis asja sa teed siin? Mis asja? See on siis see tulemus, et ma saaks filmida siin. Vaata, paneme selle, vaata. Paneme selle siia. Kas ta jääb? Vaatame nii. Ja see on padi. See on padi ja nüüd see on selle padja kate. Vaatame, kuidas see käib. Kas emme oskab panna seda üldse siia sisse? Näed? Oot. Mina oskab. Sina oskad hoopis või? Joo.
nii pehme on ja? Pehme. See on ka väga pehme, on tõesti väga pehme. Väga siia. Sain. 2 peale saime ilusti ümber. Väga mõnus, tõesti pehme. Sa nagu tunned ära ülihea materjal lihtsalt. Ma juba tahan, et oleks mul siin niimoodi issuda. Hästi armas, super. Kas te saate aru või? Babylav saatis mulle paki ja nagu ma olen suht kindel, et tegelikult Tasta Alami Maarja-Liis Ilusale saad seda vaata, et nagu, et nad lihtsalt tahasid Maarjatega nimed sassi, sest et nagu mulle, noh, ma ei hakanud midagi ütlema muidugi, et kuulge, et vaadake igaks juhuks nime või midagi, et ma olin kohe mingi jaa, ühesõnaga ma juba piilusin siia sisse sellepärast, et ma ei suutnud ennast tagasi hoida, absoluutselt. Ja see on lihtsalt nii lahe. Vaadake seda. Piipsil tuli Muumi kollab välja ja Babylav arvas, et nad saadavad mulle, et nad kirjutasid niimoodi, et ma olen esimeste seas, kes seda näeb, ma olen mingi. Siin on nii palju asju, et mu sisemine laps lihtsalt karjub praegu nagu kõvasti. Ühesõnaga, siin on siis uued ludikesed, vaadake, armsad. Kui nunnud! Nad saatsid mulle siis size 1 muidugi, või noh, mitte mulle, vaid beebile. Ja no Miia armastas neid round lutte. On ludikesed, eks ole, kui ilus see rihm. See on mingi uus süsteem, Miiaga ei olnud sellises süsteemis, see on nagu see klipp või niimoodi jääb kinni igale poole ja see peaks siis minema ümber selle ümarosa on ju, et nii tore, nagu laste vahe pole üldse suur, aga juba mingid asjad teistmoodi. Maailm areneb kiirelt ja kui lahe on just see, et sellist asjad tulevad tagasi. See, täielik lapsepõlv. Vaadake, kui ilus. Lähevad nii hästi kokku ka. Ühesõnaga. Ja nii tore, Miia saab endale väikse smuuti, kommi ja emme saab ka teed. Oled ihana. Olete ihana. Babylav, aitäh. Te olete nii ihana lihtsalt. See on nagu see tegi minu päeva heaks, see tegi Miia päeva heaks, see teeb beebil tuju väga-väga heaks, nii et nii tore. Mummioru maailm on täis soojust, müstikat ja seiklusi, kus igal olendil on oma lugu ja süda täis headust. Ma panen nüüd selle kokku ilusti kuidagi tagasi, et ma tahan ju filmida ja pildistada ja teha kõike, mis tehakse. Ühesõnaga, sa võid nüüd tulla, beebi, sul on lutid, kõik asjad, kõik imesärgid, värgid on kõik olemas sulle. Tule, võid nüüd tulla. Ei, tere hommikust, sõbrad. Tere hommikust. Mul on täna 38. Tähendab, mul on täna on teisipäev, eile oli esmaspäev, ehk siis eile, 6 päeva pärast. Me jõudsime selle numbrini. Mul on 6 päeva pärast tähtaeg. See valgus on nii halb. Aga mul on 6 päeva pärast tähtaeg. Ja ma arvan, et on viimane hetk pakkida oma haiglakotti kokku.
nii et tegelikult ma olen seda ühe korra juba pakkinud, aga siis ma sain aru, et see on nagu nii poolik, et mul on nagu põhimõtteliselt kõik asjad puudu. Siis ma sain aru, et okei. Ma pean kõigepealt natukene endale asju varuma ja siis pakkima uuesti. Ja nüüd mul peaks olema enam-vähem vist kõik asjad olemas. Ja ühesõnaga, ma mõtlesin, ma siis näitan teile ka, mis ma siis kaasa võtan, kuigi tegelikult neid asju ei ole üldse palju. Aga ma ei tea. Situatsioon on selline, et ma olen juba nii rase, et ma olen näost rase. Mul ei lähe enam raseda riidedki selga, nii et ma olen väga valmis. Nagu vaimselt ja füüsiliselt. Igatepidi mitte olema enam rase. Ja et see beebipoiss tuleks välja. Ma nii ootan teda, ma nii tahan teda juba näha, muistutada ja katsuda. Ja jah, et ma olen valmis nagu sünnitama minema, ma ootan seda sünnitama minemist, nagu ma ei tea, see on imelik. No nii, on aeg. Ma sain eile vist lõpuks ometi oma haiglakoti kokku. Ma tegelikult ühe korra panin seda veel, aga siis ma sain aru, et mul on nii palju asju veel puudu, et ma mõtlesin, et ei. Tegelikult mul ei ole üldse palju asju ja see kohver, see on, see on väike, see on väga väike kohver ja see on meil Kasparilt 2 peale. Ma lähen sinna full selle mentaliteediga, et ma ei kavatse olla seal seekord nädal aega haiglas siis ja jah, et ei kavatse lihtsalt ja niimoodi ongi lihtsalt. Mul on siin peal kohe Miia mul köhib. Kusjuures me vaatame Miiat siiamaani siit. Nii et ma ei teagi, mis me nüüd siis, kui beebi tuleb, siis kas me ostame teise selle juurde või kasvab Miia suureks ja teda ei pea enam. Tegelikult teda ei pea vaatama siit enam, aga lihtsalt tal on vahest see, et ta vahest lihtsalt tõuseb istukile magades ja siis ma näen, et tõuseb püsti, siis ma lähen lihtsalt panen ta pikali magama ja siis ta magab edasi, et nagu meil on mingid sellised hetked. Ja õhtul on samamoodi, et ta tegelikult uinub oma voodis, aga siis mingi hetk lihtsalt nagu tuleb meie kõrvale. Ja ta on täpselt sellepärast veel võrevoodis ka, et ta muidu seikleb ringi lihtsalt. Ja meil ei ole trepil, ei ole seda väravat ees ja ta õnneks pole millegipärast nii tark, et oskaks sealt üle ronida, nii et ma ei tea, sellepärast on ta meil võrevoodis. Ühesõnaga, minu haiglakott siis, mul on siin ikka veel see beebilaavis pikk rees, mis on mega pikk. Ma ütleks, mul mingi pooled asjad ei tule siit minu meelest. Aga siin on selles mõttes, siin on nagu kirjas muidugi ka ID-kaart ja raseduskaart ja kõik sellist asjad on ju, mis on ilmselge. Neid ma siin näitama ei hakka, aga mis ma siis kindlasti võtan ja siit on nii hea vaadata tegelikult nagu teha nagu märge, et see on mul juba olemas on ju. Mul täna saab kuidagi see õhk nii kiirelt otsa. Ühesõnaga, rahakott on ju, siis see raseda kaart tuleb mul siin, siia on, siis mul on siin mul on täna võhk nii otsas, aga ei ole hullu. Näed, rahakott on mul siin juba olemas. Me oleme haiged ka, ma ei tea, kas on näha, aga Miia köhib ja mul on nohu ja ühesõnaga kõik asjad nagu kokku kuidagi. See on nagu, see haigus, ma arvan, et ongi väsitav. Ühesõnaga, siin on mu meigikott, kus ei ole mitte ühtegi meigi asja sees. Ma tunnen, et mul nagu, ma niigi ei meigi ennast, mul ei ole vaja meikida ennast, ma juba tunnen hästi, kui ma saan ennast ära pesta, hambad ära pesta. Mis siia veel lähevad, siis ongi, siia tegelikult vist ei lähe, siia washbagi lähevad, aga ühesõnaga, mis mul siin on, mul on siin kamm, siis ma olen veel pannud need püksid siia, kuigi mul on teised, aga need on nagu tagavaraks. Siis mul on siin neid rinnapatju,
mitu tükki olemas, siis mul on siin nibukreemikene, huulepulk või see huulepalsam, mis mul oli väga-väga Miaga must be ja mul niisama isegi huuled kuivavad, nii et see on nagu imeline. Siis mul on siin kätekreem, siis see juukse nagu, ta ei ole õli, aga ta on sprei, et ta ei läheks pusasse, sest mul muidu ongi kohe pusas. Ja siis on siin see, mis on see, mille ma sain teha sellise lõhnatoas, Inspiraariumi lõhnatoas, siin on selline rullik. Mulle nii meeldivad sellised asjad. No see on see, siin on, mis ma panin siia, eukalüpt, piparmünt, mingi laim, hästi selline nagu värskendav. Ja mul oli Miaga minu meelest midagi sarnast kaasas. Et seal vahepeal nagu kuidagi mulle hästi meeldis panna seda endale peale. Või niisama nuusutada või. Nii. Ja mul hetkel rohkem siin ei olegi midagi. Siia läheb veel üks varu patsikumm ja kogu lugu. Selles mõttes, et mu meigikotti rohkem ei lähe midagi. Siis on mul siis washbag, kus tegelikult millega koos on mul siis ka need Babylavist saingi selle, kas ma äkki ma panen pildi, äkki ma tegin neist pilti, ma juba võtsin sellest pakendist ära, aga need on the best, need püksid, need on nagu mega pehmed ja nad üldse ei sooni kuskilt ja nad on nii venivad ja mõnusad ja mis kõike veel. Selliseid mul on 3 paari on kaasas, siis ühed need imetamisrinnahoidjad on ju, teised tulevad ka mul, need on praegu pesus. Siis siin washbagis on muidugi kõik sellised, siin ongi veel neid, et kui ma pessu lähen, siis ma saan lihtsalt võtta nagu sellega kaasa. Et siia ma panengi veel viimasel hetkel oma hambaharja, hambapasta. Siin on need püksid, siis siin on muidugi see pudel, ma ei tea, Miaga mul oli see reaalselt nagu lifesaver. Ma kasutasin vist seda, ma ei tea, kuu aega või, ma ei tea, et muidugi mind õmmeldi ka mingi tund aega, mul olid kõik need lahkliharebändid ja ma ei tea, mis kõige viimase astme rebändid, mis sul üldse saavad olla, on ju. Nii et mingist pühkimisest me ei saanud absoluutselt rääkida väga kaua, on ju. Nii et see oli mul igal pool, iga kord, kui ma vetsus käisin, siis sellega tegin, on ju. Silver spray. Ma ei ole nõus, ma ei ole nõus ilma selleta minema mitte kuhugi reaalselt. See oli ka, see tegi nagu olemise nii palju paremaks. Ja seda ma kasutasin ka ülikaua, nagu mitu pudelit läks vaja. Muidugi, absoluutselt fingers crossed, et see kord läheb nagu paremini ja et äkki mul ei lähe vaja teid, mine tea. Aga ma mõtlen ette, et mul läheb vaja, sest kui ei lähe vaja, mul on palju parem tunne. Siis muidugi sidemed, üks pakk tuleb veel kaasa, siin on poolik vist, poolik ja. Aga sellised ja siis ühed on nagu sellised natuke suuremad veel minu meelest ja tiivakestega, mis siis tulevad kaasa. Siis on deodorant selline. Siis on, ma olen juba pannud siia endale, okei. Ja, mul on juba varuks. Mul on mu varu need, kui me käime kuskil, mida on mega harvaga varu need. Ja mul on siin varu patsikumga olemas juba. Tore, super, ühesõnaga. Sellised asjad on siis siin. Peaks need ka äkki siia panema pigem või. Samas mul on, ei, ma panen ikka siia. Ühesõnaga. Ja siis tegelikult mul oli ju, ja just. Mul on, ja mis ma veel võtan kaasa, muidugi on need pesemiseks, pesu asjad, need. Et kui juhuslikult juhtub, et me oleme seal kauem, siis
alati saab õnneks tellida asju juurde ja või lasta tuua Kasparil või noh, mis iganes. Et saab igatepidi. Nii, selle osaga oli mul kõik. Mis mul veel ei ole siia pakitud, on muidugi kõik mingid telefonilaadijad, kõik selline. Ja nüüd on riided ja riideid mul ei ole ka seekord üldse palju, sellepärast eelmine kord tegelikult selle haigla öösärgiga oli seal päris mõnna chillida, et üldse ei vaidle vastu. Aga mul on sellised püksid, need on nagu huge, need on tegelikult meestepüksid, mis ma endale kogemata valesti tellisin, aga praegu ma olen paar korda neid kandnud ja amazing. Sest ma ei tea, kuidas mul seekord ka on, et eelmine kord mul oli lihtsalt nii palav, et ma oleks tahtnud olla seal paljalt täiesti, et eks ole näha, kuidas seekord on. Et kui mul on seal hästi palav, siis ma saan nendega olla, siis ma võtsin oma selle lemmiku sinise kleidi kaasa, sest see on hästi mõnus ka, et nööpidega, kui ma tahan, ma ei tea, et siis mul on nagu valik. Või kui ma tahan olla seal selles haigla riietega chillida, siis noh, ma saan chillida nendega ka. Ja siis no need püksid, need on olnud mul raseduse ajal lemmikud. Need on lihtsalt nii mugavad, ma skoorisin need endale jagast reast nagu mingi mõne euroga ja need on lihtsalt nii mõnusad, et ma pakkisin ka endale, et need on mul siis koju mineku püksid ja siis üks täiesti tavaline must pluuse ja siis ma arvan, et ja siis on pool on Kaspari riided. Kasparile ma võtsin samamoodi, võtsin 2 lühkarid, 3 pluuset igaks juhuks ja siis pesuasjad ja põhimõtteliselt kogu lugu. Ja noh, mis siia tuleb veel on, võib-olla mingid mõned näksikesed. See läheb mu kotti 100%, sest et Miaga ma unustasin selle ja reaalselt Kaspar pidi oma selle mingi veetopsikesega käima mul andmas, et see oli nii ebamugav, siis 100% see kõrrega joogipudel. Nii, vaatame siis, kas mul on siin midagi. Deodorant, hambarin, kätekreem, juuksekamm, patsikumm olemas, huulepulk olemas, mugavad riided olemas, sushid või plätud, sokid panen ka, sokid on ka olemas ja eraldi susse plätusid. Ma ei ole üldse mingi sussiplätu inimene, selles mõttes ma käin kodus ka kas sokkis või paljajalu. Ja eelmine kord minu meelest mul oli ka seal nii palav, et minu meelest käisingi paljajalu. Et mingid susse ma ei võta. Rätikud, 2 rätikut lähevad ka, mul on need veel pesus. Rätikud ja ma võtan ka kaasa sellise väikse rätiku, sest mulle hästi meeldis, ongi millega ma nagu nägu kuivatan, sest mulle hästi meeldis Miaga see oli niimoodi, et Kaspar tegi selle sünnituse ajal nagu jääkülmaks, nagu märjaks, siis pani mulle siia ja see oli nii hea. Ma tean, et mõned võtavad võib-olla mingit seda, mitte fööni, aga see puhub sulle näkku tuult, selline nagu väike mingi fänn või midagi on ju. Aga no ma ei näe ka pointi, ma ei tea. Ühesõnaga, rinnapump. Ei näe mõtet, üldse ei näe mõtet. Niisutan näosprei, ei näe mõtet, joogipudel olemas, joogid, snäkid tulevad. Oi. Nii, telefonid, laadijad, panen kotti. Siin on nüüd meeleolu loomiseks leebküünlad, asjad, särgid, värgid. Ei näinud pointi üldse nagu. Et mul ei olnud seal üldse aega mingit, siin on veel märkmik ja pliiats. No ma ei tea, mis ma teen selle märkmiku või pliiatsiga. Et nagu sellel ma ei näidki pointi. No joo. Et mul ei olnud seal aega küll mitte midagi teha. Ma ei tea, kas inimesed nagu reaalselt hakkavad nagu joonistama seal või midagi. Ah? Ja, ta sai põhimõtteliselt kõik asjad ära.
nii, imetamispadi on siin kirjas. Mul seekord on imetamispadi olemas. Ma tellisin täiesti, aga ma vist seda kaasa ei hakka võtma. Ühesõnaga ja põhimõtteliselt on kogu lugu. Ja siis ongi beebikott. Ja olemas. Valmis. Tehtud. Võime minna. Võib tulla. Tulge. Võime minna. Ops. Näitan teile beebi haiglakotti siis ka. Ka samamoodi üldse pole palju asju. Põhimõtteliselt, mis mul siin on see luulutekk. Mial on täpselt samasugune kollane. Ja see on nagu, need on parimad, ma ei tea. Miia magab siiamaani sellega. Nii et see tuleb meiega kindlasti kaasa. Siis siin on minu see väike rätik, mis ma tahtsin endale nagu näo jaoks võtta. Siis siin on pakk mähkusid. Ma ei tea. Igaks juhuks 0. Kui on vaja ühte, mis ma arvan, et on vaja, siis ma võtan samasuguse, ainult et number 1 saab tellida ja mis iganes. Siis pakk niiskeid saltpakkaid, siis ilalapikesed 2 tükki. Mis mul siin veel olid? Ahah, sokid. Siis igaks juhuks 2 mütsikest. Sellised. Siis igaks juhuks 2 paari neid kindaid. Ja siis veel ühed sokikesed. Siis küünte jaoks oli mul vist, ja ma pole isegi pakist välja võtnud, et ühesõnaga need küünekäärid on ju. Ja siis veel üks ilalapikene, see on nüüd suurem minu meelest. Ja, see on see. See on mul veel Miia ajast. Ja sellist B-panteem on mul veel all. B-panteemi võtame kaasa ja siis see saialille tinktuur või asi. See on mul ka all veel. Need ma ostsin just eile. Ühesõnaga need ja ühesõnaga koju minekuks. No mul on siin kotis ongi see natuke õhem kombe ja siis natuke paksem kombe, millega ta siis läheb, vaatab, ma ei tea veel, selles mõttes see on mul nagu igaks juhuks, et kui külm on, kui ta tuleb, ma ei tea, kui on 10 kraadi, siis ma panen lihtsalt talle selle fliiskombe äkki teki, ma ei usu, et ma hakkan seda soojakotti siis panema, sest meil on see ikka paks soojakott. Ühesõnaga ja siis riietest on mul 2 suurust. Mul on selline komplekt, kus on siis samasugused need püksid on ju. See on siis vist suurem see. Siis mul on üks tudukad, üks see tudumiskomplekt. Ja siis on ka see, see on siis see number 50, mis ma vaatab, kui suur ta on ju. Ma arvan, et võib-olla siin on see mütsikaga kaasas, et minnu, see on beebilavi oma. Hästi armas. Ja siis põhimõtteliselt ongi kõik, sellepärast, et kõik mingid need asjad minu meelest saab ju sealt haiglast on ju. Et nagu need ma jätan siia koju, minu meelest sinna neid ei ole vaja võtta kaasa. Siis muidu meil on veel siin see kodus olemas. Ja siis, mis ma igaks juhuks viskan ikkagi siia kotti, on, kuigi Miiaga ma isegi ei võtnud seda kaasa, on see lutt, et vaatab. Et ma nagu praegu proovin selle ära unustada, et ma olen selle siia pannud, aga kunagi ei tea, vaata. Miia sai tegelikult lutti alles vist 2 kuuselt või.
aga samas, no, see ei ole mingi näitaja. Siiamaani on ta ju seal nutiga vahest meil nii, et aga ma igaks juhus panen, et mine tea, äkki läheb vaja. Ja mul on siin veel ruumi, et ma arvan, mul on siit kindlasti veel mingi asi puudu. Et selles mõttes, et mingisuguseid beebile pesemisasju. Appi kukub maha. Okei. Ühesõnaga, et beebile mingisuguseid pesemisasju ma sinna haiglasse kindlasti kaasa ei võta. Et pessu ta läheb kindlasti kodus alles. Ja siis lähebki mähkukreem või Pepanteem ja siis saialille tinktuur. Võib-olla ma panen ikkagist ühe paki neid kõrva neid asju või neid puhastamiseks igaks juhuks. Kuigi minu meelest nii, aga mul ka ei olnud ja ei olnud vaja, sest et haiglas saab. Aga ühesõnaga, that's it, kogu lugu. Väike check-up ka siis ikka. Kui huge. Kui huge. Nagu ennem tuleb kõht ja siis tuleb Maarja. Aga selline hetkel see elu meil on. Väga vajunud on see kõht. Minu meelest on vajunud. Lahe. Ühesõnaga selline saigi. Lõppude lõpuks mu see selline väike titaasjade video oli natuke segane, sorry, aga selline ta sai. Ühesõnaga, jah, nüüd tuleb ainult sünnitama minna. Ma arvan, et järgmine kord näeme, kui mul on haigla video. Nii et seniks olge tublid, olge hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!